Eestis saab kunstniku palka aastas 15 inimest, aga kokku on Eesti registrite andmetel 1504 kunstivallas tegutsejat. Kallis paneel, kuidas on õige, et toetame Eesti, meie väikse rahva kunsti, makstes kunstniku palka vaid 15 inimesele aastas? Täna veidame teid, et Eestis peaks kunstniku palgasüsteemi laiendama, aga kuidas? Esmalt räägime definitsioonidest. Mis on kunstniku palgasüsteem ja kes on kunstniku palgasüsteemis mõistes kunstnik? Inimesed, kes kunstniku palka saavad, valib žürii avalikul konkursil. Hetkel näeb riik ette, et kunstniku palka saavad korraga 15 kunstnikku ning et riik maksab meile 3 aasta jooksul 1,1-kordset kultuuritöötaja miinimumkuupalka ehk 1760 € bruto. Kunstniku palka võivad taotleda erialased aktiivsed loomingulisest tippvormis kunstnikud, kuraatorid või kunstiteadlased/kriitikud. Laiendamise all peab silmas kunstniku palga võimaldamist rohkematele inimestele. Täna on probleemiks, et kunstniku palga saajateks valitakse iga aasta vaid 5 inimest, mis on kogu Eesti kunstniku arvu vaadates päris väike kogus. Alates 2016. aastast on keskmine konkurss olnud 11 inimest ühe koha peale. See teeb alla 10% võimalusega üldse ühes aastakäigus kunstniku palka saada. Räägime plaanist. Täisväärtuslik Eesti riik sisaldab kindlasti kunsti ja kunstniku palgasüsteemi laiendamisega kunsti edendades saame parandada Eesti ühiskonna heaolu. Ja ühiskonna heaolu on ka meie kriteerium. Jaotus laiendab kunstniku palgasüsteemi laiendades võimalike kunstniku palga saajate arvu. Kuna iga aasta on võistlus ja konkurents erinev, siis propositsiooni maailmas on žüriil võimalik anda palka suuremale arvule kunstnikele. Ülempiiriks oleks 10 inimest, 10 kunstnikku. Samas võib žürii otsustada, et mingis aastakäigus väärib kunstniku palka väiksem arv inimesi, kui seda ülempiir 10. Hetkese palgasaajate arvu sidumine konkreetse arvuga on vale. Selleks, et muutust ka riigi eelarvesse sisse viia, tuleb planeerida suurem summa raha ette 5 aastaks, mis võimaldaks žüriil vastavalt iga aasta konkurentsile jagada välja vastav arv kunstniku palka. Lähme argumentide juurde. Kunstniku palga võimaldamine rohkematele kunstnikele aitab kaasa Eesti kultuuri arengule ja investeering Eesti tulevikku. Kunstniku palga eesmärk on võimaldada professionaalsete kunstnike pühendumist loomingulisele tegevusele ja panustada seeläbi Eesti kultuuri arengusse. Taotluste hindamisel võetakse arvesse kunstniku positsiooni ning kandidaadi potentsiaali Eesti kunstnike tutvustamisel rahvusvahelises mastaabis. Eesti kultuuri siht aastaks 2030 on see, et kunst peab olema töö, mis on väärtustatud ja tasustatud. Kui kunstnikud tunnevad, et nende töö on ühiskonnas väärtustatud ja toetatud, ei pea nad minema otsima võimalusi kusagilt mujalt. Kunstniku palk toetab pikemat süvenemist ja ettevalmistust. Nad saavad oma loomega siin vabalt tegeleda ja oma karjääri jätkata, mis on oluline, et Eesti kunst ja seeläbi kultuurimaastik areneda saaksid. Eesti puhul on kultuurimastiku areng eriti oluline, sest eestlased on väike rahvas ja ükski teine riik ei säilita meie kultuuri meie eest. Seda peame tegema me ise. Kunst on väga oluline meie pärandi säilitamiseks, eriti hetkes globaliseeruvas maailmas. Kunst on viis, kuidas me saame astuda multikultuursesse maailma, ilma et me unustaksime oma juured. Kuid see saab juhtuda vaid siis, kui riik loob kunstnikele turvalise keskkonna. Ükskõik, mis kunstiteadusest juttu on selle taga alati kunstnik. Nagu ka endine kultuuriministri Indrek Saar on öelnud, et kultuuriministeeriumi eesmärk pole vaid kunsti säilitamine, aga ka selle arendamine. Andes kunstnikele võimalusi pühendada oma loomingule, on suurem tõenäosus, et sünnivad teosed, mis Eesti kultuuri arengut toetada saavad ja mille üle me uhked saame olla. Kokkuvõttes, kunstniku palk tagab kunstnikele turvalisele keskkonna ja riigi, kus kunsti luua, mis viib selleni, et kunstniku kunst kaitseb meie pärandit ja seob eestlaseid meie enda kultuuriga, millega me ei pea kartma Eesti kultuuri hääbumist globaliseerumise tagajärjel. Läheme teise argumendi juurde. Kunstniku palga laiendamine toetab mitmekesisema kunsti loomist. Kunstniku palga üks oluline kriteerium on see, nagu ka Eesti eesmärk kunsti rahastamisel, on toetada võimalikult mitmekesiseid ja omanäolisi kunstnikke. See on jällegi oluline Eesti kultuurimaastiku säilitamiseks ja arendamiseks. Laiendamine lubab meil suurendada toetust saavate kunstniku valikut, kel kõigil on erinevad ja personaalsed kunstistiilid. Kunstnikke on nii palju erinevaid, kes on spetsialiseerunud erinevatesse stiilidesse. Nendeks võib olla näiteks eksperimentaalne kunst, traditsionaalne kunst või ka tarbekunst. Näiteks selle aasta kunstniku palga saajate hulka kuuluvad visuaalkunstnik, ehtekunstnik,
skulptor, kunstikriitik ja nii edasi, kuid kunstistiil on veel mitmed nimetatud tiitlite alt, lisavad kunstnikud oma loovust ja oskavad luua oma niši ja eripära. Ükski visuaalkunstnik pole nagu teine visuaalkunstnik, ükski skulptor pole nagu teine skulptor. Need on kõik professionaalsed kunstnikud, kes on oma eripärale ja loovusele spetsialiseerunud ning kes kooslusena saavad moodustada mitmekesisuse. Seega, kui anda rohkematele kunstnikele võimalus saada osa kunstniku palgast, saame liikuda lähemale ühiskonnale, mis toetab ja väärtustab individuaalseid stiile ja originaalsust. Tänan teie tähelepanu. Suur tänu selle kõne eest ja nüüd on käinud mõttele. Tere, austatud kaasvõitlejad ja kõik kohtunikud. Põhimõtteliselt ma alguses siis räägin meie raamistikust, siis teen paar ümberlüket ja siis räägin meie argumentidest. Nii, praeguse maailma probleemiks on see, et Eesti ei rahasta kunstnikke piisavalt ja eriti efektiivselt. Selle all kannatab kultuur ja on ohus meie rahva identiteet ja ühtekuuluvustunne. Kunstniku palga laiendamine ei ole parim viis selle probleemi lahendamiseks, sest selle puhul ei ole kultuuri areng garanteeritud. Palk keskendub rohkem üksikisikutele kui kultuurimaastiku mitmekesistamisele ning raha suunamiseks kunsti heaolu edendamiseks on teisi paremaid variante. Meie plaan on siis see, et ehitus rahastab kunsti läbi projekti toetuste suurendamisega. Raha, mis näeb hetkel kunstniku palka ning mida jaotus kasutatakse laiendamiseks, antakse hoopis kultuurkapitalile, kuhu saavad projektide jaoks taotlusi esitada erinevad kujutava ja rakenduskunsti kunstnikud. Sihtkapital toetab Eesti kunstikultuuri edendamist, loovisikuid ning professionaalseid kunstisündmusi. Ja siis projektitoetustega on siin ka see, et kunstnik teeb projektitoetuste kõrvalt ka muud tööd. Siis meil tekkis küsimus, et te rääkisite kunstniku palga laiendamisest, te võtate sinna rohkem inimesi, aga te ei defineerinud täpselt, kui palju neid siis teie plaani järgi oleks. Siis te rääkisite palju sellest, kuidas kunstnikupalk loob kunstnikele mugavamat elukeskkonda, aga ei rääkinud palju palga erilistest väärtustest. Ja siis meil tekib küsimus, et mis saab pärast 3 aastat, kas see on päriselt tagatud, kas see mugavus on päriselt tagatud ka peale seda 3 aastat, kui palk läbi saab. Siis teie mitmekesisuse argument ei ole eksklusiivne, sellest tuleb meie argumentides ka juttu. Ja siis lähen meie esimese argumendi juurde. Kunst saab läbi projektitoetuste inimestele kättesaadavamaks ja aitab kaasa demokraatlikule ühiskonnale ning ühtekuuluvustundele. Kunstnikupalk keskendub kunsti arendamisel pigem kunstnike heaolule ja spetsiifiliste kunstnike kunstikvaliteedi tõstmisele, aga projektitoetuste rahastamine aitaks efektiivsemalt kaasa kunsti levikule üle terve riigi. Projektitoetustega on võimalik rahastada rohkem projekte ja sealjuures rohkem kunstnikke, mitte keskenduda võrdlemisi väiksele kunstnikegrupile. Ja need kunstnike, keda me siis rahastame, on erinevate taustadega ja stiilidega, arvamuste ja vaadetega. Ning see on väga oluline, sellepärast et demokraatliku riigi üks põhimõtteid on vaadete ja arvamuste paljusus. Kultuurikihi mitmekesistamiseks ja ühtekuuluvustunde arendamiseks peavad kajastatud teemad looma sidemeid ja emotsioone kunsti ning selle tarbijate ja ka tarbijate enda vahel. Mida varieeruvamad on teostes käsitletud teemad, kas või näiteks kunst seoses mentaalse tervise olulisuse tõusuga või toimetulekuga keset sõda, mis on hetkel ülimalt aktuaalne teema,
seda ulatuslikumalt mõju saavad need ühiskonnale avaldada ning kunstniku palgasüsteemi puhul on sageli keerulisem hinnata, kas kunstniku pikaajaline töö panustab ühiskonda sama palju kui konkreetsete projektitoetuste kaudu rahastatud looming, sest projektide plaan peab olema aastaid ette planeeritud. Siis projektitoetust taotlev kunstnik ei pea olema pikaajalise kogemusega ega omab väga pikaajalist plaani, piisab vaid ühest loomeplahvatusest ja kirjast midagi uut ellu viia. Kui erinevad kunstnikud erinevatest ühiskonnakihtidest ja kogukondadest saavad end üksikprojekte kergemini rahastada, pääseb kunstile ligi suurenenud osa tavakodanikke. Kui teatud kunstnikul tuleb hea projekti idee, siis pruugi tal olla piisavalt kogemust või piisavalt mitmekesine portfoolio, et saada kunstniku palga jaoks valituks. Kui aga kunstnik esitab avalduse projektitoetuse saamiseks, on tal suurem võimalus see lõpuks ikkagi ellu viia, sest tänu meie plaanile suunata projektitoetussüsteemi rohkem raha, on kõigi taotlejate vahel väiksem konkurents. Ja siis, kui niimoodi saavad ellu viidud rohkemate kunstnike plaanid üle terve riigi, jõuab kunst lõpuks rohkematesse kohtadesse, kui see kunstniku palk laiendades jõudes oleks. Kokkuvõtteks, projektitoetuste rahastamine aitaks kunstniku palgaga võrreldes paremini kaasa kunsti levimisele üle riigi ning aitaks sellel levida ka väiksematesse kogukondadesse erinevate inimesteni. Mida rohkem erinevaid projekte saab avalikkusele nähtavaks, seda suurem on võimalus, et muud ühiskonnaliikmed saavad projektitoetuste abil valminud kunstiga samastuda või sellest isegi inspireeritud saada, et tulevikus ka ise hakata kultuuri läbi kunsti panustama. Kui kunstiga samastub või saab inspireeritud rohkem inimesi, kasvab ka Eesti Vabariigi ühiskonna ühtsus ning esindatud saavad erinevad arvamused ja eneseväljendusviisid, mis on demokraatliku riigi jaoks olulised väärtused. Läheme teise argumendi juurde, mis on projektitoetuste rahastamine toetab kunstniku impulsiivsust ja muutuseid täisala efektiivsemalt kui kunstniku palgasüsteem. Kunst on alati ülimalt ettearvamatu ning ideed ja motivatsioon võivad kaduda sama kiiresti kui tulla. Sellega seoses me tahaksime rääkida sellest, et riik ei peaks rahastama kunstnike mõtteperioode ja nii-öelda loomeblokke. Sest igal kunstnikul, isegi oma ala professionaalil ja igal teisel loomeinimesel võivad tekkida perioodid, kus tal pole soovi 100% enda loomingule keskenduda. Ja siis meie riigi raha ei peaks minema sinna loomeblokkide toetamisse. Ja kunstnik ei saa kunstniku palka saades enda loomeplaani efektiivselt ette planeerida, sest kunstniku palgasaajad valitakse küll välja öeldes, et keskendutakse plaanide ajakohasusele nii Eesti kui ka rahvusvahelises kontekstis, siis tekib aga asjaolu, et kunstniku palgasüsteemi puhul on sageli keerulisem hinnata, kas kunstniku pikaajaline töö panustab kultuuri sama palju kui konkreetsete projektitoetuste kaudu rahastatud looming. Põhjuseks on see, et kunstniku palgale kandideerides peab projektide plaan olema aastaid ette planeeritud. Ja siis projektitoetus lahendab seda probleemi mitmel viisil. Esiteks, projektitoetused võimaldavad kunstnikel kiiremini reageerida ühiskonnas aktuaalsete teemadele, katsetada ja riskida uute ideedega, ilma et nad peaksid pikaaegselt ühest seotud olema ning nad ei pea tulevikku ette teadma põhimõtteliselt. Soodustades loomingulisust ja katsetamist nii erinevate väljendusviisidega ka muutuvad päevakajalised teemadega. Aitäh! Kallis paneel, oma
kõnes tooksin kõigepealt välja paar taastugevdust ning vastuargumenti ning seejärel liigun edasi meie kolmanda argumendi juurde. Esiteks toodi opositsiooni poolt välja, et propositsioon ei defineerinud, et meie plaanis ei olnud defineeritud, kui paljud kunstnikud siis ikkagi lõpuks kunstnikupalka saama hakkavad, kui me kunstnikupalka laiendaksime. Kordan seda, mida juba varasemalt ka mainisime, et kunstnikupalga arvu saajate sidumine konkreetse arvuga on vale, sest et iga aasta on võistlus ja konkurents erinev, mistõttu planeerime kindla summa raha 3 aasta peale ning žürii saab vastavalt siis konkurentsile otsustada, kui palju inimesi sellel aastal võiks kunstnikupalka saada ja ülempiiriks oleme seadnud 10 kunstnikku aastas. Samuti toodi välja, et opositsiooni poolt, et nende maailmas muutuks kunst läbi projektirahastuste rohkem kättesaadavaks ning samuti muudab kunstnikupalk, see laseb kunstnikul siis kaob kunstnikul motivatsioon, kuna on nii pikk ajajärk, millal tal on ja ei ole kindlat plaani, nii et kunstnik, seega meie tooksime siin vastu välja, et nagu propositsioon ka tegelikult ise välja tõi, siis selleks, et üldse kvalifitseeruda kunstniku palgale, on kriteeriumiks olemas, et sa oled motiveeritud kunstnik. Sa lihtsalt ei muutu laisaks, ei lõpeta kunstiloomis. Sul ongi see aeg, kus sa saad mõelda oma loomingule, sa saad koguda inspiratsiooni ja sul on aega, et luua päriselt täisväärtuslikku kunsti, mis pakuks ka Eesti kultuurile midagi ja jõuaks ka lõpuks rahvani. Samuti on vaja kord aastas esitada Loomeliidule ülevaade oma tehtud tööst. Seega see on ka tõestatud see, et kunstnik päriselt panustab kuidagi. Nüüd liiguks edasi meie kolmanda argumendi juurde, milleks on, et kunstnikupalga laiendamine loob rohkematele kunstnikele sotsiaalse kindlustunde. Kunstnikupalgasüsteemi laiendamine annaks senistest enamatele kunstnikele stabiilse sissetuleku ja kindlustaks nende sotsiaalsed garantiid, mis on oluline valdkonnas, kus sissetulekud on sageli ebaregulaarsed ja ettearvamatud. Kunstnikupalga maksmisega kaasnevad kunstnike jaoks näiteks sotsiaalsed garantiid. Nagu toob välja kunstinõunik Maria-Kristiina Soomre, siis võrreldes Eestiga maksti näiteks Soomes pikka aega kunstnikele hoopis stipendiume, mitte palkasid. Aga kuna stipendiumitega ei kaasne sotsiaalne kindlustus, on paljud vanemealised kunstnikud sattunud pensionieas keerulisse olukorda, kuna nad pole oma töö eest saanud jooksvat palka, vaid on ära elanud stipendiumipõhistest rahadest ja seetõttu ei kogunenud neil pensionifondi makseid. See tähendab, et kunstnikud, kes oma nooruses ja parimates loomeaastates panustasid olulisel määral riigi kultuuri- ja kunstimaastikule, peavad nüüd vanaduspõlves toime tulema ilma piisava sissetulekuta, sest nad pole võimelised enam karjääritasemel kunstiga tegelema. Kunstnikupalk loob kunstnikele ka suurema finantsilise vabaduse. Finantsiline vabadus võimaldab kunstnikel keskenduda oma loometööle. Kui kunstnik ei pea lisaks töötama mitmel erineval ametikohal, et majanduslikult toime tulla, saab ta kasutada oma aega ja energiat loominguliselt ning pühendada kvaliteetsete projektide arendamisele. Lisaks võimaldab see neil võtta riske ja katsetada uute ideedega, millel on potentsiaal panustada Eesti kui väikse rahvuse kultuurilukku. Samas kui kunstnik peab iga kuu muretsema, kas ta suudab oma arveid maksta, jääb tal vähe energiat ja julgust pühenduda loomingule. Aga miks just kunst, miks on see oluline ühiskonnale, kuidas on see seotud Eesti väikse rahvaga? Kunst on side Eesti rahva ja meie juurte ja meie pärandi vahel. Kunstnikud on valanud oma kunsti enda hinge, nad on emotsionaalselt väljendanud enda kogemusi meie kultuuris, meie rahva vahel ning see pole lihtsalt mingi käega katsutav asi, vaid sellel on sügav ja hingeline seos meie juurte ja meie kultuuriga. Seega kallis paneel, kunstnikele stabiilsuse ja sotsiaalse kindlustunde loomine on oluline nende loomevõime ja üldise heaolu jaoks. See soodustab uuenduslikku kunsti ja selle arengut, andes kunstnikele vabaduse võtta loomingulise riski ilma põhivajaduse pärast muretsemata. Teiseks aitab see ära hoida olukordi, kus vanemealised loovisikud, kes on samuti osa Eesti rahvast, jäävad pensionieas sissetulekuta, nad jäävad hätta. Kunstnikupalgasüsteem vastupidiselt projektipõhisele rahastusele, mis muidugi ei kao meie maailmas ka kusagile ära, aitab neil säilitada sotsiaalset turvalisust ka siis, kui neil ei ole aktiivseid projekte või kui nad näiteks haigestuvad, sest nad saavad võtta endale haiguslehed.
kunstnikupalgasüsteem on seega investeering meie kultuuri ja selle loojatesse, kes aitavad kujundada Eesti rahvuslikku identiteeti ja rikastada seeläbi kogu ühiskonda, mis hoiab meid kui väikest Eesti rahvast 1,3 miljoniga selles suures globaliseeruvas maailmas ikkagi pildis, sest et kui ei ole kultuuri, siis ei ole ka rahvust ja kui ei ole rahvust, siis mida me siin üldse teeme? Aitäh! Aitäh selle kõne eest ja paneme tasub käima teema. Alustaksin siis paari ümbertõkkega. Ma olen jaotuse plaanis ikkagi päris segaduses, sest et nad väidavad seda, et nad laiendavad kunstnikupalgasüsteemi, siis nad ütlevad, et konkreetne summa oleks konkreetne arv, millele laiendada kunstnikupalga saajaid, oleks ebaõiglane määrata, aga ülempiir oleks 10, mis on samuti segane, sest et praeguse süsteemi järgi on kunstnikupalga saajaid 5-10, ehk siis 3 aasta peale kokku 20 inimest. Nii et ma ei saa täpselt aru, mida jaotus siin nagu plaanib, mis nende maailmas toimub. Siis nad rääkisid ka seda, et kunstnikutel oleks parem elu, aga ei saanud ka konkreetset summat, et kui palju nad siis summat tõstavad või nagu see on päris niisugune huvitav. Kui te soovite, võite vahemärkusi teha ja mind parandada, sest et ma ise ei saanud mingit summat. Siis nad mainisid ka sotsiaalseid boonuseid, aga me mainisime oma esimeses kõnes ka seda, et meie maailmas käib siis kunstnik tööl ja ta saab ka projekti toetust ja tööga kaasneb juba siis kõik sotsiaalsed boonused, sest et maksude maksmine ja nii. Siis nad üritasid ümber lükata siis meie seda mitmekesisuse argumenti, aga mina ütleksin, et projektipõhine rahastamine rikastab ju meie kultuuri rohkem. Kunstnikupalga laiendamine ainult tõstab maalide arvu, mis meil Eestis on, aga projektipõhise toetusega oleks meil siis palju rohkem näiteks mingi näidendeid ja filme ja raamatuid, mis oleksid võib-olla palju kultuursemad, nagu näiteks Tõde ja õigus. See on nagu üle Eesti, üle maailma nagu tuntud ja vägagi kiidetud. Nii et liiguksin siis edasi meie kolmanda argumendi juurde, milleks on siis Eestis pole vajadust kunstnikupalga laiendamiseks, sest suurem osa kunstnikest pole sellest võimalusest isegi huvitatud. Kunstnikupalgasüsteemi laiendamine ei tooks riigile nii pikaajalist kasu kui projektitoetused, sest meil pole nii palju kunstnikke, kes tahaks mitme aasta järgselt kunstile keskenduda. Palju praktilisem oleks rahastada süsteemi, mis toetab kunstnikke nende projektide loomise Palju praktilisem oleks rahastada süsteemi, mis toetab kunstnikke nende projektide loomise, sest suurem osa kunstnikke eelistab tegeleda kunstiga igapäevaelu kõrvalt. Kunstnike liidus võib olla küll üle 1000 inimese, aga suurem osa neist on juba pensionil või
või lihtsalt ei ole huvitatud kunstist kui töökohast. Me ei kaota palka kuhugi. Huvilised saavad seda endiselt taotleda, aga iga-aastaseid taotleja arve vaadates on nad selges vähemuses ja meil ei ole põhjust, miks just neile rohkem ressursse pakkuda. Kui meil on võimalus aidata valdavalt enamust, kes palka ei sooviks. Kui me laiendaks kunstniku palgasüsteemi, soosiks me ka ebavõrdsust, sest selle laiendamisel keskendume me kunstimaastikus selgele vähemusele ja jätame tagaplaanile need, kes on väärt rahastamist, aga lihtsalt ei soovi pühendada tervet enda elu ainult kunstile. Kunstnikud, kes tahavad ainult osaliselt oma elust kunstiga tegeleda, peaksid olema sama tõsiseltvõetavad ja võimelised toetuse kaudu oma projekte ellu viia. Miks see on oluline? Sest et riigi raha projekti toetusesse suunates toetame me kunstnikke, kes on heade plaanidega ja kultuuri panustavate projekti ideedega, aga kes ei soovi olla seotud kunstniku palgasüsteemiga pikaajaliselt. Nii väldime me ebavõrdsust, mis palgasaajatele ja vabakutselistele kunstiharrastajatele vahel tekkida saaks ja toetame kunstimaastiku valdavalt enamust, muutes kultuuri rahastamise riigi majanduslikult efektiivsemaks. Ja palun. Et eelmise aasta andmete, Eesti registriste andmete kohaselt on Eestis hetkel 1504 kunstivallas aktiivselt tegutsejad, kes saavad ka rahastusi. Seega, kuidas saab väita, et on vähe kunstnikke, kes soovivad kunstiga täiskohal tööl tegeleda? Väga lihtsalt saab vaadata seda ja seda saab vaadata selle järgi, et kui palju inimesed tahavad taotleda üldse kunstniku palka. See on peale esimese aasta loomist iga-aastaselt langenud. Esimene aasta see oli vist umbes 71, järgmine aasta oli 60 ja siis oli 48, kui ma õigesti mäletan. Kahjuks mul on need andmed oma teise lehe peal ja küll mu kolmas kõneleja teeb minu andmed selgemaks. Vaatan, kas mul on midagi veel. Aga jah, see kultuuri asi on lihtsalt vale, sest et me saaksime projektipõhisega palju rohkem kultuuri läbi siis teiste kultuurivaldkondade ja me ei peaks keskenduma ainult kunstile, aga ka kunst levib läbi siis projektitoetuste. Nii et meie maailmas on literally win-win situation. Valed sõnad, minu viga. Ma lõpetan oma kõne. Oma kõnes esmalt käin korraks plaani üle, kuna see on vist jäänud segaseks, kuigi me oleme seda üsna mitu korda üle korranud. Samuti teen mõned ümberlükked ja toon välja selle väitluse peamised põrkepunktid. Esmalt käiks kiiret plaani üle, ehk siis meie plaan ongi see, et me ei seo kunstniku palgasaajate arvu mingi kindla arvuga, kuna see ei ole lihtsalt õige. Kultuuri ei saa juhtida mingisuguse Exceli tabeliga, seega žüriile jääb siis iga aastakäigu puhul otsustada, kes seda tol aastal väärivad, kas väiksem või suurem arv ja see muudabki selle siis mingis mõttes ausamaks. Nüüd
ja samuti ütleks ka seda, et summat me ei tõsta, see summa 1760 eurot bruto jääb nagu ta on, ehk siis meie laiendamine kehtib ainult siis saajate arvu koha pealt. Nüüd ümberlükked. Kõigepealt siis see mitmekesisuse argument, ehk siis nagu opositsioon välja tõi, siis kunstnikupalga laiendamine pärsiks mitmekesisust ja samuti siis nagu, et projektipõhine rahastus oleks parem viis, et nagu mitmekesisust tekitada. Aga meie maailmas projektipõhine rahastus ei kao kuhugi, see jääb nagu ta on, projekte on palju, projektipõhine rahastus on tõhus, aga samas me anname nendele inimestele, kes reaalselt soovivad oma tööd teha loomevaldkonnas, propositsioonimaailmas loome on töö, nendel on see võimalus, nendele antakse see aeg, kuna siis tihti loomevaldkonnas ongi just kõige olulisem see, et inimesel oleks see vaba aeg, ta ei peaks mõtlema selle peale, et nagu opositsioonimaailmas, et tal on nüüd vaja mingi muu töö kõrvalt, et tal on mingit muud tööd vaja selle loome kõrvale ja sellepärast propositsiooni maailmas siis kunstnikupalgasüsteem toimib väga hästi. Samuti lükkaks ka ümber selle, et kunstnikupalgasüsteemi laiendamine on ebavõrdne, kuna me anname võimaluse just nendele inimestele, kes soovivad oma tööd teha loomevaldkonnas ja puhtalt loomevaldkonnas, nende jaoks kunst on töö ja kunst ongi töö ning need inimesed, kes soovivad siis tegeleda muude asjadega selle kõrvalt ja kes ei taha, et loome oleks nende töö, siis see ainus töö, siis nendel ongi see projektipõhine rahastus ja seetõttu see meie maailmas ei kao mitte kusagile. Ja samuti opositsioon tõi välja, et siis kunstnikupalgasüsteem toetab meil nüüd ainult mingisuguseid maalikunstnikke, aga reaalsuses jällegi tulles tagasi propositsiooni teise argumendi juurde, siis kunstnikupalga laiendamine toetab mitmekesisema kunsti loomist, kuna meil on Eestis kunstnikupalga saajate valimiseks nii professionaalne ekspertkomisjon, kelle eesmärgiks ongi ja kelle kriteeriumiks ongi valida väga mitmekesiseid kunstnikke ja need võivad olla visuaalkunstnikest skulptoreid, seal võib olla ka maalikunstnik, aga see ei tähenda, et need oleks nüüd ainult maalikunstnikud või traditsioonilised kunstnikud. Nii, ja nüüd põrkepunktid. Esmalt kõige suurem põrkepunkt ilmselt siin väitluses on sotsiaalne garantii ja tuleb kindlasti välja tuua, et projektipõhise rahastusega mingisugust sotsiaalset garantiid ei kaasne, ehk siis kui me võtame kunsti kui selle nagu ainsa tööna, mida see inimene tahab teha, jah, palun? Tegelikult me tõime enda raamistikus välja, et projektitoetustega niikuinii inimene peab käima tööl ja tal on need sotsiaalsed garantiid garanteeritud. Jah, aga loome on töö, kui inimene tahab olla reaalne kunstnik ja ta tahab, et see oleks tema töö ja ta tahab, et tal oleks see vabadus mõelda, ta on motiveeritud ja ta tahabki nagu igapäevaselt sellega 3 aastat järjest tegeleda, siis see on suurepärane võimalus ja projektirahastus ja mingi töö selle kõrvalt tegemine kahjuks lihtsalt ei saa samasugust tulemust. Ning tagasi siis sotsiaalse garantii põrkepunkti juurde, ehk siis projektirahastusega ei kaasa sotsiaalseid garantiisid, jällegi tuleks tuua välja Soome näide, kus sarnaselt opositsioonimaailmale makstigi inimestele pidevalt neid toetusi, projektirahastusi, stipendiume, aga reaalsuses tänaseks need inimesed, kellele neid stipendiume maksti ja kes nagu selle põhjal elatasid, neil ei kogunenud pensionifondi, neil ei ole korralikku haigekassat, ei midagi. Seega selle tõttu kunstnikupalk tagab seda suurepäraselt. Samuti teiseks põrkepunktiks loomevabaduse olulisus. Opositsioon üritab siin maha teha loomevabaduse olulisest. Loomevabadus on väga oluline, kui me arvestame, et loome on töö, jällegi peab kordama, sest et see on vist jäänud segaseks, et opositsioon toob välja, et me ei peaks rahastama loomevabadust, aga me ju peame, sest me loome niimoodi tingimused, et kunstnikud saavad luua seda kunsti, mis panustab meie Eesti riigi tulevikku, jällegi tulles tagasi meie esimese argumendi juurde, et kunstnikupalga võimaldamine rohkematele kunstnikele aitab kaasa Eesti kultuuri arengule ja on investeering Eesti tulevikku. Seega me kindlasti peaksime
laiendama Eesti Vabariigi kunstnikupalgasüsteemi ja läbi selle anname siis võimaluse Eesti riigil kasvada, Eesti kultuuril säilida ja aitäh, see on minu poolt kõik. Suur aitäh, Maria ja arvestust käima mõtted Martin. Tervist, austatud paneel ja kaasväitlejad, oma kõnes toon ma 3 clashi, aga esmalt tahaksin mainida, et jaotuse plaan on lihtsalt väga ebastabiilne, sellepärast et riigi juhtimine ongi, Exceli tabel ja kui riigil ei ole ülevaadet sellest, et kui palju ta peab iga aasta päriselt kunstnikele maksma, siis see lihtsalt ei tööta. Ja siis tahaksin rõhutada, et jaotuse pool pole kordagi ümber lükanud meie esimest argumenti, milleks oli see, et projektidega on kunst päriselt tavainimestele ja tavakodanikele kättesaadavam ning see argument on meil endiselt täiesti jõus, aga liigukski koheselt meie esimese clashi juurde, milleks on kunstnike heaolu. Jaotuse maailm tahab laiendada kunstnikupalgasüsteemi, mida nad tegelikult isegi väga ei tee, sellepärast et juba praeguse süsteemi üks aasta 5 inimest, teine aasta 10 inimest, siis jälle 5, siis jälle 10, nii et otseselt jaotuse plaan ei avalda mingit mõju, aga ikkagi nad tahavad seda teha, sellepärast et see tagab kunstnikele paremad tingimused ja seeläbi ka nii-öelda kvaliteetsema kunsti. Kunstnikul on siis 3 aastat võimalik saada täiskohaga palka ja selle aja pühendada 100% kunstile. Kunstnikupalga boonuseks on ka, nagu Jaatus mainis, sotsiaalsed garantiid, aga kuna projektitoetus ei ole tavapalga asendus, siis eituse worst case stsenaariumil teeb kunstnik ilmselt mingit muud tööd sinna projektile juba niikuinii juurde ja see muu töö tegelikult tagabki sotsiaalsed garantiid. Ja kui rääkida kunstniku heaolust, siis ei ole see palk ju tegelikult stabiilne. Jah, see aeg, mis ta seda palka saab, on muidugi stabiilne ja selle palga ajal ei pea ta mingit muud tööd tegema, aga mis saab pärast seda? Kunstnik langeb jälle sinna samasse auku, kus tal on vaja hakata palgata tööd tegema, tal on vaja jälle pöörduda töötukassasse, tal on jälle vaja taotleda endale loometoetuste stipendiumeid ja projektitoetusi, just nimelt projektitoetusi. Jah? Tohib? Sooviks üle korrata, et kultuur on midagi õilsamat, kultuuri ei saa juhtida Exceli tabeliga. Aitäh! Jah, aga see, et see iga aasta varieerub, ta siiski ei ole plaani otseselt laialdanud, see ei avalda meie kultuurile absoluutselt mitte mingisugust mõju, kui inimeste arv tegelikult jääb samaks. Kui see jääb ikka alla 10 inimese, siis see ei avalda tegelikult mitte mingit mõju, sellepärast et praegu on ka see 10 inimest maksimaalselt aastas.
igatahes jäin oma jutuga sinna, et pärast kunstnikupalga saamist on kunstnikul endiselt vaja kuskilt endale raha saada, et oma loominguga ära elada ja selleks üks viis on projektitoetused. Ja isegi kui kunstnik saab selle 3 aasta jooksul endale siis nii-öelda jalad alla, mida ei ole tegelikult otseselt ära põhjendatud, siis võib ta edaspidiste tegemiste jaoks endiselt riigilt raha taotleda, sealhulgas projektitoetust. Ehk kui isegi kunstnikupalga saajad peavad pärast palga saamist projektitoetusi taotlema, siis oleks mõistlikum rohkem raha otse sinna suunata, sest see on efektiivsem viis kunsti rahastamiseks ja siis oleks võimalik seda rohkematele inimestele või suuremas ulatuses pakkuda. Ehk tegelikult ei saa kummaski maailmas väita, et kunstnike heaolu on tagatud, aga ehituse maailmas rahastatakse kunsti lihtsalt efektiivsemalt. Ning liiguks teise põrkepunkti juurde, milleks on kvaliteet versus kvantiteet. Ehituse maailmas on rohkem kvantiteeti ja see on väga oluline, sest tänu sellele jõuab kunst rohkemate inimesteni. Kultuuri üks tähtsamaid ülesandeid on rahva ühendamine ja sidumine ning selles valdkonnas siis läbi kunsti. Jaatus rahastab kunstnikke kui üksikisikuid ja ükskõik kui paljudele nad seda kunstniku palka pakuvad, ei jõua see tegelikult kõikide ühiskonna liikmeteni. Probleem on selles, et ükskõik kui paljudele inimestele kunstniku palka pakutaks, siis see kas ei avalda meie kultuurile mingit erilist mõju või need kohad lihtsalt ei saa täis, sellepärast et meil ei ole piisavalt kunstnikke, kes päriselt tahaks oma elust 3 aastat ainult kunstile pühendada. Kunstnike liidus võib meil ju tegelikult 1000 inimest praegu olla, aga väga suur osa nendest on hetkel juba pensionil ning väga väike hulk on tegelikult päriselt aktiivsed. See, kust tuli jaatuse info, et üle 1000 kunstniku on aktiivsed, pole ära põhjendatud, ei vasta tõele. Esiteks, kui me pakume kunstniku palka näiteks 20 inimesele, siis kui palju see päriselt meie kultuurile mõju avaldab? Jaatus ei tee isegi seda. Ja see inimeste suurus, see ei ole mingi vahe, nende plaanil ei ole mitte mingit mõju. Ja palka ei saa me ka pakkuda rohkematele inimestele, sest neid kunstnikke pole lihtsalt mitte kuskilt võtta. Issake, okei. Sellisel juhul jaatuse maailmas võib ju kunst siis nii-öelda kvaliteetne olla, aga kuna seda kunsti on päriselt nii vähe ja seda ei annaks ühel ega teisel viisil suurendada, siis ei ole seda võimalik kõigile ühiskonna liikmetele pakkuda ja mis mõtet on kvaliteedil, kui kvantiteet peaaegu et puudub. Ehituse maailm rahastab projekte, sest et see looks rohkem kunsti ja rohkem võimalusi päriselt kultuuri ühiskonnaga siduda. Ja ma vaatan, kas ma jõuan teile 30 sekundiga siin meie 3. põrkepunktist veel natuke rääkida. Okei, ebavõrdsus on natuke lühem. Jaatus väitis ka ise, et praegune kunstnikupalk on ebavõrdne. Kunstnikupalk soosib ebavõrdsust ja ehituse maailmas seda probleemi pole. Jah, kuigi kunstnikupalga eesmärgiks on samuti kultuuri arendamine, siis on selle sihtgrupiks vaid professionaalsed kunstnikud, ehk see on neile justkui autasu. Sellest probleemist räägivad kunstnikud ka ise, et nende endi seas tekivad justkui eliidid, mis vähendab teiste kunstnike motivatsiooni ja paneb neid endid halvasti tundma, sest nemad poleks justkui kunstnikupalka väärt. Projektitoetust on mõeldud ideede elluviimiseks, mitte professionaalsete kunstnike autasustamiseks. See tähendab, et kui me suunaks rohkem raha projektitoetusesse, siis esiteks oleks kunstimaastikul vähem ebavõrdsus ja teiseks toimuks otsene kultuuri areng. Aitäh! Thank you.
3, 2, jah, käib sisse, see on väga lühike. Nii, võrdleksin siis meie maailmaid natukene. Jaotuse maailmas on kunstnikel sotsiaalsed kindlustused. Eitusel on samuti, kuna me mainisime oma raamis, et ta käib ka teisel tööl. Jaotuse maailmas on ka kunstnik peale igat 3 aastat töötu. Meie maailmas käib ta stabiilselt töölt ja teeb läbi projektitoetuste kunsti. Ja see võib olla ükskõik mis stiilis kunsti, see ei loe, sest et me toetame neid. Meie maailmas on Eestis rohkem kultuuri. Kuna jaotuse maailmas pole isegi kindlalt kunstniku palgasaajate arvu, kuna selle kehtestamine on ebamoraalne, siis ei saa me isegi öelda, kui palju kunsti meie kultuuri tuleks. Nii et eituse maailmas on see lihtsalt parem. Ma nüüd mõtlen, mis ma ülejäänud 2 minutit räägin, sest mul sai tekst otsa. Ahhaa. See on nagu suhteliselt raske on seda 4. kõne teha ka, kui me ei saa nagu kindlaid arve. Nii et mul täitsa nagu mõtlen. Et nagu tegelikult on meil nagu täitsa siuke hea maailm, kunstnik käib tööl ja teenib elatist. Mul tuli meelde sellega. Jaa, te ei tahtnud isegi kunstniku palga summat laiendada. Te jätate selle 1300 juurde. Kuidas saab ükski reaalselt professionaalne kunstnik 1300 euroga endale selles majanduses peakatuse kohale elektri oma tulede sisse, toidu külmkappi ja siis veel maalid ka tehtud? Maalid on nii kallid, õlivärvid on jumala kallid, pintslid, lõuendid. Sul läheb üks lõuend, läheb, ma üritan õiget sõnakasutust kasutada. Sul ei õnnestu üks kunstiprojekt, mis sa teed? Sa viskad lõuendi ära, sa ostad uue. Sul ei tule selle 1300 netoga välja. Jah, 1700 bruto, 1300 neto. Nii. Ja sul ei tule see välja. Ja see on meie maailmas, sa saad seda teha sellepärast, et sa käid tööl, sa saad oma arved makstud, sa saad oma toidu külmkappi ja sa saad oma kunsti tehtud, sest et projektitoetused, super, ideaalne ju. Ja ma nagu, 30 sekki veel, mis mul veel öelda on? Et jah, valige eitus. Aitäh! Jaotuse maailm tagab kunstnikele riigi, mis väärtustab ja toetab neid. Kunstnik ei pea olema masin, kes lihtsalt toodab kunsti, kes peab kogu aeg efektiivne ja produktiivne olema. Iga kunstiteose taga on kunstnik. Teda peab toetama. Kunst on emotsionaalne ja hingeline side me väikse Eesti rahva ja meie juurte vahel. See peab tulema südamest. Eituse maailma huvitab vaid produkt, mis kunstnik välja toodab ja jälgib, et kunstnik lihtsalt toodaks ühiskonnale kunsti näha, kuid mille tegelikult puudub mingisugune väärtus. Aga jaotuse maailm teeb kõik, et me toetaksime seda loomeprotsessi, seda protsessi. Kunstnik peab tundma kindlust. Sotsiaalsete garantiide olemasolu on ekstreemselt tähtis ja eituse maailm nagu ei taga neid. Need lihtsalt, nad peavad käima tööl,
aga me kingime neile need sotsiaalsed garantiid. ning kunsti peab tundma, et tema eripära meie riigis on väärtustatud, ta on eriline. Ainult nende eelduste kindlustamisel saab kunstiga adekvaatselt meie loomemaastikku täiendada ja kultuuri arendada. Meie maailm kindlustab neile vabaduse. Ehituse maailmas on kunsti väärtus selle efektiivsus. Ehitus tahab, et kunstnik oleks nagu mingi masin. Jaotuse maailm näeb kunstis aga tegelikku väärtust. Selleks, et kunst ühiskonnale mõju saaks anda, peab see tulema südamest. Aitäh! Richard, what is your name?